Inimene on võimeline tahtlikult pingutama väga varieeruva võimsusega. Kui baasmetabolism on umbes 100 vatti, siis lihastöö varieerub 0 kuni väidetavalt 2000 vattini. Intensiivsuse seisukohast on loogiline mõõta just nimelt võimsust, ehk siis kui kiiresti energiat taastatakse või kui kiiresti energiat kulutatakse. Energiat kulub rohkem, kui on kas tee peal suurem takistus või kui soovitakse liikuda kiiremini. Ehk siis rohkem E tähendab, kas E võrdub mv ruudus. Oli see valem, energiavalem. Kui on vaja liigutada suuremat massi, on suurem takistus, kulub selle jaoks rohkem energiat ja inimene teeb intensiivsemalt tööd. Kui on vaja mingit objekti liigutada kiiremini, kulub selle peale samamoodi rohkem energiat ja inimene teeb intensiivsemalt tööd. Aga energia taastamise seisukohast ei ole otseselt oluline, kas see energia on kulunud kiiruse peale või see on kulunud takistuse ületamise peale. Tähtis on, kui palju energiat on kokkuvõttes kulunud ja kui kiiresti inimene seda energiat taastada suudab. Selles suhtes, kui me räägime treeningu intensiivsuse tasemetest, me räägime tavaliselt ikkagi just nimelt vattide järgi. Et kui kusagil siin on umbes 200 vatti, pole väga oluline, kas ma hakkan seda tõstma mäest üles minnes või lihtsalt kiiremini joostes. Keha jaoks on see ikkagi lihtsalt intensiivsuse taseme tõstmine. Kusjuures, kui nüüd rääkida maksimaalsest pingutusest, siis selle puhul sõltub sooritus täielikult ATP-aasidest. Maksimaalne jõud on inimesel selline, mis sõltub lihase läbilõike myofibrillide hulgast ja nende ATP-aaside omadustest. Ehk siis puhtalt ainult ATP-aaside hulgast ja omadusest, mitte energiakogusest. Samamoodi maksimaalne kiirus sõltub ATP-aasidest, kas inimesel on olemas neid kõige kiirema tüübiga ATP-aase või mitte. Ja energia kulutamisel on muidugi olulised neuromuskulaarsed sünapsid ja sooritustehnika. Aga energia taastamiseks kasutab inimene põhimõtteliselt 3 süsteemi. Aeroobne, glükolüütiline ja fosfageensüsteem. Nendest võimekustest sõltub, kui kaua inimene teatud intensiivsuse juures töötada suudab. Rakenduvate süsteemide järgi saab konkreetseid tasemeid eristada, et kui töökoormus suureneb üpris lineaarselt, siis meil tekivad konkreetsemad tasemed vastavalt sellele, milliseid süsteeme me parajasti kasutame. Kõige lihtsam on aeroobne tasand. On võimalik, et kui teha piisavalt kerget trenni, siis lihaste puhul rakenduvad ainult seesmised esimesena kontraheeruvad aeglasemad punased lihaskihud ja täislihaseid üleüldse ei kaasatagi. Sellisel juhul saab keha ilmselt hakkama rasvhapetega, nii kaua kui võimalik, kasutab keha punast liha ja rasvhappeid. Nüüd, kui minna natukene suurema intensiivsuse juurde, siis läheb ikkagi lihastel ainevahetus glükolüütilisemaks. Peamine substraat on glükogeen, kasutatakse veresuhkrut, kaasatakse ka lihases kõiki myofibrille, kaasa arvatud neid mitokondrivaeseid, mis ongi glükolüütilised. Aga allpool aeroobset taset tähendab seda, et lihases ei ole mitokondrid ülekoormatud ja kogu pürüvaat lagundatakse seal sees ära. Selline töö ei nõua mingit olulist vaimset eneseületust ega pingutust ja oluline aeglustus tekib alles siis, kui glükogeen ära ammendub. Siis läheb inimene natukene madalama intensiivsustaseme peale. Kuna rasvad on põhimõtteliselt kõige aeglasemini kasutatav kütus, siis tuleb lihtsalt piirata, et inimene ei ole võimeline pingutama nii palju, kui ta saaks energiat
aeroobsest glükolüüsist, ehk siis rasvad lähevad veel aeglasemaks. Aga põhimõtteliselt võib sellise kiirusega edasi liikuda lõpmatuseni väsimatult. Kui aeroobne lävi ületada, see tähendab seda, et teatud lihase või töötavate lihaste mitokondrid on ülekoormatud ja laktaat hakkab juba vähehaaval verre imbuma. Veres on selle tase kusagil 1–2 millimooli. Ja siin vahemikus suudavad veel teised töötavad lihased, mis aeroobset tööd teevad, maks ja aju, laktaadi ära kulutada. Üle on koormatud teatud lihase aeroobne võimekus, mis hingab nii palju kui saab ja töötab natukene üle selle, ja ülejäänud keha on võimeline veel seda piimhapet kõike ära oksüdeerima lõpuni. Selline tase on põhimõtteliselt püsivalt hoitav, näiteks rattasõidu või jooksmistega. Ja arvatavasti selline tase, mida kiiremad maratonijooksjad kasutavad. Siin on tabel Eesti, oli siin nüüd eelmise või üle-eelmise aasta Tallinna maratoni aegadest. Eesti esimene, Eesti 100, Eesti 250, Harju keskmine ja kõige viimane. Ja põhimõtteliselt on näha, see on nüüd 250, jookseb 10 kilomeetrit, 13 kilomeetrit tunnis, ta jookseb maratoni 13 kilomeetrit tunnis, Harju keskmise puhul 9, 10. Enam-vähem kui mingi selline tasand on, millega suudetakse 10 kilomeetrit joosta, siis ei ole enam väga raske, see on ilmselt aeroobne tasand, selles on ilmselt inimene võimeline väga pikalt olema, see on püsiolek ja selles suudetakse ka tegelikult siis juba sinna otsa veel mitukümmend kilomeetrit joosta. Lihtsalt, et see kiirus läheb kogu aeg natukene madalamaks. Et keskmine kiirus hästi vähehaaval langeb, aga põhimõtteliselt on see juba selline kaua hoitav seisund. Siinsed on, tegelikult need lähevad ikkagi kõik ülevalt alla. Mida kauem peab jooksma, seda madalamaks keskmine kiirus läheb. See on lihtsalt statistiline väikene viga selles mõttes, et 10 kilomeetri juures on rohkem algajaid, kes selle taseme madalamale tõid. Aga igatahes Harju keskmised, umbes 10 kilomeetrit tunnis võiks mingi tavaline Harju keskmine inimene lõpmatuseni joosta. Või siis teine variant selles vahemikus olla on see, kui mingi teatud lihas põlema hakkab. Ütleme mingid raskuste tõstmised, mida teha üle 15 korra, kõik sellised, näiteks hüppamisharjutused, kõik sellised, mis võtavad korralikult põlema. See tähendab seda, et mingi lihas saab korralikku koormust, toodab liiga palju laktaati juba, keha suudaks seda ära neutraliseerida. Siin on lihtsalt väike oht, et see lihas ise läheb krampi, sellepärast et ta lihtsalt ei suuda organismi välja lükata seda pH-d. Siis peab jälle natukene koormust madaldama. Teine variant on, kui siit ületada anaeroobne lävi. Siin on nüüd, aeroobne lävi oli see, kui organismi hakkab piimhapet juurde tulema. Anaeroobne lävi on see, kust organism ei suuda seda enam eemaldada. See on see onset of blood lactate accumulation. Selle puhul, kuna laktaati toodetakse kogu aeg juurde, kiiremini kui seda vähendatakse, hakkab tase regulaarselt tõusma ja pH langema. Nüüd mingi hetk hakkab inimene veel oluliselt rohkem hingeldama. Iseenesest alguse poole on seos üpris lineaarne. Pulss, hingamine, hapnikutarve, need kõik tõusevad hästi pigem lineaarselt. Aga siin tekib tavalisele kiirenenud hingamisele veel lisaks hingeldus, mille eesmärk on pH-d ära puhverdada. Ehk siis laktaat jooksmisel langetab pH-d, inimene hakkab hingeldama ja piimhapet ei saa välja hingata. Aga see on lihtsalt see puhverdussüsteem, mis lihtsalt pH-d neutraliseerib natuke aega. Aga kuna laktaadi tase ikkagi tõuseb, siis selline tasand ei ole enam püsivalt hoitav. Saab ennast lihtsalt ajutiselt sinna lükata ja siis jälle taastuda kas puhates või aeglasemalt liikudes.
ja sellises tasandis sportimine on põhimõtteliselt vaimselt kõige koormavam, kuna laktaadi tõus annab väga tugeva pidurdussignaali. Ehk siis see on selline tasand, kus saab kõige rohkem ennast ületada. Ja edasi tooks välja fosfageensüsteemi, mis on põhimõtteliselt juba valmis oleva energia kasutamine. Ja siin ei ole enam oluline energia taastumise kiirus. On lihtsalt teatud hulk energiat, mida võib kohe kasutada. Ja sellist varu maksimaalselt võib olla 20 sekundit, oleneb kui intensiivselt seda kulutada, pigem umbes 10 sekundi juures. Ja see on selline energia, mille kasutamine ei tekita enamust metaboliite, see ei tekita põletust, ainus metaboliit on fosfaat. Ja kui siin laktaadiga pingutamine annab tugeva pidurdusefekti, siis siin pidurdusefekt põhimõtteliselt puudub. See on kõige vaimselt vabavam, meeldivam pingutuse vorm. Kui see kulub kiiresti ära, umbes 10 sekundiga, ja see taastub kahte moodi, umbes 70% energiast taastub 30 sekundiga ja umbes 5 minutiga peaks taastuma täishulk sedasama saadaval olevat fosfageenenergiat. Et kui on selline pidev kiirendamiste ja seismajäämistega mäng, hoki, jalgpall, siis saab strateegiate puhul arvestada, kui kaua taastumine täpselt aega võtab ja kui kaua keegi sprintida saab järjest. Siis üks levinud treeningvorm, intervalltreening, on põhimõttega vahetada aeroobset, anaeroobset taset. Selle puhul ületatakse anaeroobne lävi ja ollakse teatud tasandil seni, kuni tekib sügavam hingeldus. See tähendab, et fosfageenenergia on ära kulutatud ja laktaat on juba oluliselt kuhjuma hakanud. Jätkatakse siin kas nende aeroobse-anaeroobse lävendi vahel või natukene allpool aeroobset läve, nii et lihastöö jätkuks, sport jätkuks ja mitokondrid peavad teise töö kõrvalt vähehaaval aeglaselt hapnikuvõlga tagasi maksma. See hoiab neid rohkem maksimaalse koormuse all ja on selline nähtus, et kui teha ainult aeroobset trenni, siis see kõrgema intensiivsuse puhul tegelikult oluliselt ei aitagi sooritusele kaasa. Kui teha kõrgema intensiivsusega trenni, siis see muu hulgas parandab ka aeroobset koormust või tähendab sooritust. Ja võimalik seletus oleks, et kui need mitokondrid peavad pidevalt siin teiste hapnikuvõlga maksma ja enda tööd tegema, on need suurema koormuse all ja saavad sellepärast rohkem stimulatsiooni.